Tere kena esmaspäeva jalkasõbrad! Oleme tagasi uue osaga ning meil on teiega üle käia täna nii mõndagi põnevat viimastest päevadest. Kuidas jäite rahule Eesti koondise laupäevase mänguga Aserbaidžaani vastu ning millist tulemust ennustate peatselt tulevaseks kohtumiseks Belgiaga? Jagage oma arvamusi meiega julgelt kommentaariumis. Nüüd aga suundume edasi uudiste juurde. Kolmandat korda toimunud Euroopa jalgpalli rahvuste liiga võitis esimest korda Hispaania, alistades penaltiseerias 5-4 Horvaatia. Kohtumise normaal- ja lisaajal väravaid ei löödud ja võitja selgitati penaltiseerias, kus Hispaania kangelaseks kerkis Unai Simon. Esmalt tõrjus ta Horvaatia 4. löögi, mida sooritas Lovro Maier, andes Hispaaniale võimaluse järgmisel löögil seeria võita, aga Aymeric Laporte lõi latti. Seejärel aga tõrjus ta ka Bruno Petkovic'i penalti ning Dani Carvajal tõi Hispaaniale võidu. Hollandis toimunud rahvuste liiga finaalturniiril tunnistas kodumeeskond pronksi kohtumises Itaalia 3-2 paremust. Itaalia haaras kiirelt 2-väravalise eduseisu, kui esmalt viis Federico Di Marco nad 6. minutil juhtima ja seejärel sai ka Davide Fratesi 20. minutil jalavalgeks. Steven Bergwijn vähendas teisel poolaja keskpaigas võõrustajate kaotusseisu, aga kõigest 4 minutit hiljem lõi Federico Chiesa itaallaste 3. Viimase tabamuse eest hoolitses 89. minutil Hollandi poolkaitsja Georgio Wijnaldum. Valitseva jalgpalli maailmameistri Argentiina ja Austraalia mõõduvõtu ajal tormas väljakule jalgpallifänn, kes soovis Lionel Messit kallistada. Nüüd on Hiina politsei otsustanud noormehe vahi alla võtta. 18-aastane jalgpallifänn hüppas tribüünidelt väljakule ning jooksis viivitamatult Messi suunas. Jalgpallilegend küll esialgu pelgas tema suunas jooksnud fänni, aga korraks ta ikkagi kallistas noormeest. Hiina politseile antud liigutus siiski ei meeldinud. Nad otsustasid viivitamatult noore jalgpallisõbra vahe alla võtta. Lisaks sellele määrati talle 12-kuuline spordivõistlustel osalemiskeeld. Eesti koondislane Joonas Tamm mängis möödunud hooajal Rumeenias Bukaresti FCSB-s ning oli kindel põhimees, teenides mänguaega ka konverentsiliigas. Läinud suvel oli FCSB sõlminud Tammega 1-aastase lepingu, seda võimalusega veel aasta võrra pikendada. Kui klubi soovinuks kontrakti pikendada, tulnuks seda teha 15. maiks, aga seda ei tehtud, sest klubi president ei soovinud eestlase jätkamist. Praegu pole teada, kus Tamm oma klubikarjääriga jätkab, aga kohaliku meedia väitel on temast huvi tuntud nii Rumeeniast kui ka mujalt. Üks huvilisi oli Bukaresti Rapid, kelle üheks põhimeheks on Eesti koondise keskpoolkaitsja Mattias Käit. Pro Sport kirjutab, et läbirääkimised Tamme ja Rapidi vahel lõppesid aga üsna kiiresti, sest kaitsja soovis 20 000 eurost kuupalka, aga klubi polnud seda nõus maksma. Rumeenia meedia väitel oli Tamme kuupalka lõppenud hooajal 13 000 eurot ning kui klubi kasutanuks ka teise aasta optsiooni, tõusnuks see 16 000 euroni. Eesti tasemelt 3. liigas leidis nädalavahetusel aset omapärane juhtum, kus Tabasalu Ulssabati meeskond läks vastakuti FC Flora 4. meeskonnaga. Ulssabat teatas oma Facebooki lehel, et poolaja pausiks olid nad Flora võrku saatnud juba 7 vastuseta väravat ning selle peale otsustasid Flora mehed, et aitab küll. Riietusruumist nad enam teiseks poolajaks väljakule ei naasenudki ning andsid hoopis vastasmeeskonnale loobumisvõidu. Manchester United lisas ründaja Mason Greenwoodi järgmiseks hooajaks meeskonna nimekirja, aga ESPN kirjutab, et klubi ei ole mängija tuleviku osas veel otsust teinud. 21-aastast Greenwoodi süüdistati vägistamiskatses ja kallaletungis, mis tõttu ei ole ta viimased 1,5 aastat Unitedi eest mänginud. Kohtusaaga lõppes tänavu veebruaris, kui Greenwoodi vastu esitatud süüdistused tühistati, kui peamised tunnistajad loobusid protsessis osalemast. ESPN-i korrespondent Rob Dawson kirjutab, et Greenwood on hetkel lisatud Manchester Unitedi nimekirja, kuna tema leping klubiga kehtib 2025. aasta suveni, aga inglase tulevik on endiselt lahtine. Inglismaa meedias on kirjutatud, et klubi otsib mängijale laenuvõimalust välismaalt. Kas teie arvates peaks Manchester United mehele teise võimaluse andma või ta pigem laenule saatma? Jagage oma mõtteid meiega kommentaariumis. Juuni algul sai selgeks Lionel Messi uus mängupaik, milleks on Miami Inter, mis pallib MLS-is. Selgus, et liiga vastu tunneb huvi ka Atletico Madridi 32-aastane ründaja Antoine Griezmann.
Griezmann rääkis Prantsusmaa koondise pressikonverentsil, et ka tema loodab ühel päeval Ameerikas palli taga ajada, kirjutab väljaanne Goal. See on mu unistus, tahan, et oleksid parimad tingimused, kui ma otsustan sinna liigasse edasi liikuda. Eks see on eesmärk tulevikuks, lausus Griezmann. MLS-ist rääkis Griezmann L'Equipele ka 2018. aastal ning toona tõi ta välja 2 klubi, mille vastu ta huvi tunneb. Nendeks on Miami Inter ning LAFC. UEFA president Alexander Tšeferin hoiatas Saudi araablasi nende üleminekustrateegia osas. Hoiatus tuleb pärast seda, kui sellised mehed nagu Cristiano Ronaldo ning Karim Benzema oma teed sinna mängima leidnud on. Viimaste suurnimede seas, keda üleminekuga Saudi Araabiasse seostatud on nüüd ka Wolverhamptoni mängija Ruben Neves. Saudide üleminekustrateegia on viga Saudi Araabia jalgpalli jaoks. Nad peaksid selle raha investeerima hoopis oma akadeemiatesse, tooma sisse kogenenud treenereid ning arendama oma enda mängijaid. Mängijate ostmine nende karjääride hilises faasis ei ole süsteem, mis arendaks riigi jalgpalli. Sarnase vea on teinud ka Hiina, sõnas Tšeferin hiljuti antud intervjuus. Pärast seda, kui argentiinlasest pallivõrul Lionel Messi otsustas Barcelona asemel Inter Miamiga liituda, andis ta mõista, et soovib oma karjääri viimased aastad mängida ilma liigse surveta. 35-aastane Messi ütles värskes intervjuus beIN Sportsiga, et on saavutanud jalgpallis kõik ning tal pole enam millegi suunas püüelda. Intervjuu avaldatakse täispikkuses 24. juunil. Real Madrid kinnitas, et on meeskonna hingekirja lisanud Espanyoli ründemängija Joselu. Ründaja saabub meeskonna juurde laenulepingu alusel pärast sensatsiooniliste hooaega, mille vältel suutis mees 34 mänguga skoorida 16 korral. Ükski hispaanlasest mängumees ei suutnud sellest enamat. Real Madrid maksis 33-aastase ründemängija laenulepingu eest 500 000 eurot ning lepingus on ka klausel, mille puhul võib Real Madrid ta 1,5 miljoni eest endale päriseks osta. Selle uudisega me tänase saatega lõpetame ning oleme juba päeva pärast tagasi uute jalgpalliuudistega. Kui sa soovid meie tegemistega alati kursis olla, siis pane meie kontole subscribe ning muidugi on alati abiks ka teie laikimised, kommenteerimised ning kõik muu sarnane, et saaksime vaikselt oma projektiga suuremaks kasvada. Jälle nägemiseni!